ühesõnaga selle koha peal, kus meil on ülesse, keeled see välja.
камерамен. Скажи. Да, мы едем в одной группе с ней. Мы делаем сейчас план, как спускаться, как наверх подниматься. Run my winch out. You'll be ready. Мы уже догадали, просто сейчас надо выяснить, кто едет. Потому что 2 машины должны спускаться, а 2 идут поверх. Придут сюда и помогают остальные. Natukene vastu tagasi. Ma pean sõitma koos. Soojad piduriga, lõks. Tema peab. Algus pidi kell 10 algama, rajale saime mingi kella 1 paiku. Kui rajale saime, panime kohe esimese pöördega valesti. Aga sinna mäe otsa oli pannud mingi terve posu autosid oli, kõik olid pannud mäe otsa valesti, kõik, terve mäe külg oli. Tegelikult tegime ainult väikse apsaka, pidime sõitma 20 meetrit valesti. 20 meetrit. Tegime 20 meetrit valesti, sõitsime 400, sõitsime mäe peale, terve mägi autosid täis. Kõik midagi toimetavad. Sõidame mäe peale, vehivad, siis meie naabrid Venemaalt, Stoli Artsuk ja näitavad, ära tule. Vale tee, mine alla tagasi. Privet Ardo, tule siia. Aga tegelikult sõitsime poole mäe peal ära. Tegime tagasi pöörde, siis saime õige raja kätte. Kuskil vahepeal nägime Jim Marstenit kraavis, temast tulistasime mööda.
ja ülejäänud tee oli siuke hästi põnev kihutamine, siuke hästi kitsas põõsaste vahel, tulevalgud ainult. Vahepeal jäid aeglasemad autod ette, nendest ei saanud mööda. Enamus olid aeglasemad. Jaa, ikka väga aeglased olid kusjuures. Me arvasime tegelikult, et kuna eile on pühapäev, siis inimesed pühapäeval käivad kirikus, sõidavad aeglaselt, käivad nagu sõpradega safaril metsas. Siis eile oli täpselt samasugune päev. Kõik käisid sõpradega metsas safaril. Jah. Jäid ikka päris kõvasti jäid jalgu meile, aga meil legend eile jooksis hästi. Vahepeal lähenesime loominguliselt, vaatasime, siit peaks minema, läksime, oli õige ja finišeerisime teistest kuskil 8 minutit ennem. Jah, tegelikult oli päris hea edu, et esimene apsakas välja jätta. Sealt ma arvan ka 3 minutit jääks seal mäe peal. Video pealt näeks olema. Ilmselt see lõigatakse siia videosse ka, see öine mägi. See oli ikka äge. See oli huvitav koht, jah. Aga noh, ma arvan, et täna tuleb see sama päev, mis oli esimene. Tehakse uuesti esimese päeva katse. 4 kilomeetrit, mis oli täielik ralli. Nüüd on see täpselt samasugune ralli on libe, savi, järsud mäed. Liigad askumised savis, et kõik kardavad seda, et panevad teed välja ja seal on nii-öelda lageala, et sa näed kõik, mis nagu all toimub. Et see saab olema päris huvitav. Meil on veel siin 20 minutit jäänud, siis paneme riidesse ja läheme teeme seda esimese uuesti. Nii et uued uudised järgmine kord. Jah. Ну, в общем, я понял, что Столярчук поехал не туда, и все за ним. Я правильно понял, нет? Почти правильно. Мы просто говорили про... Ütlen Viktorile tänud. Kellele? Viktorile ütlesid mine. Спасибо этому Виктору. Он там махнул. Я думал, привет, Ардо, ты тоже сюда доехал. А он мне наоборот, что не, сюда нельзя ехать, потому что надо... Да, я ошибку делал. Там всего лишь 20 метров поворот, а все машины делали неправильный поворот. Они взяли первую дорогу, ну, скорее всего, он близко был, хватает номера. В смысле, трофи не туда поехали, да? Это сначала было для адвенчера, для трофи, то же самое трасса. This is the Estonian car belongs to Hardo Mare. This car is absolutely amazing. Now, we watched Hardo all week, he's been doing absolutely fantastic, but there's a bit of a quirk today, and the quirk is, quite simply, that I'm changing co-drivers. So, Laurie, who normally co-drives for Hardo, is jumping in with me, and James is jumping in with Hardo. There is Hardo. Hello! And there is James. Now, James, come and talk to me. Well, how did this come about? Because, I mean, this is crazy. We're in the middle of a major trophy event, and we're swapping out co-drivers. Yeah, we came around the other night, and we were just chatting to Hardo and his co-driver, and the topic came up, and they said, do you want to swap co-drivers for Circuit Day? And we were like, yeah, that'd be really cool. So Hardo's co-driver's coming in with you, and I'm jumping in with this piece. So well, no, I think you've got the better end of the deal here, because we've got windscreen, we've got doors, we've got a heater, and really big knobbly tyres. Yeah, knobbly tyres, and I hope we're going to beat you today. You have a good co-driver, and with him it's very. Well, we will see, we will see. I've already told him that he's got to start pressing buttons and doing things while you're driving. That'd be good. Right, okay, well this is crazy. I mean, as I say, I'm going to have an Estonian sat next to me. Thankfully he speaks probably better English than I do, in fact. Yeah, so it's crazy. So fingers crossed, and let's hope we all have a great day. Let's see how we do. It's I mean, what could possibly go wrong?
kus lõpeb asfalt, sa ootad mind kallis, seal su süda mulle ja mulle vaid lööb. Kuid me vahel miilid on pikad ja hallid, meie vahel seisavad vaesus ja töö. Lükata jõuame või? Lõpeb asfalt ja vaevaselt algab põhjatute mülgastel lõputu kaos. Perse küll! Putsi! Et ma hembasin mõttes sind, mind. No mine, puts, mis täna on? Mis jama, ma ei saa aru. Kõigile siis. Täna juhtus väike õnnetus meil. Olime küll liidri kohal 50 minutise edumaaga, aga ühel järsul laskumisel läks, ütleme nii, et oli õnnetus. Hardo jäi puu ja auto vahele ja murdis rangluu ja 2 rivi. Praegu on see käsi on täiesti liikumatu ja üritan kuidagi olla. Kahjuks lõppes seekord nii. Jah. Nagu me enne starti just rääkisime Jimmy ja teiste võistlejatega, et Horvaatias võib kõike juhtuda. Võid olla pikalt edu liidri kohal ja siis üks hetk ja on kõik. Ja täna täpselt nii läkski. Tõestasime seda, et mis räägiti. Et võib juhtuda. Midagi teha ei ole. Kõik õnneks oleme elus, midagi rohkem ei juhtunud ja eks siis mõni teine kord proovime uuesti. Nii on. Õnneks ju oli see, et Vallo sai nüüd 1 koha võrra kõrgemale. See on hea. See mees seal. Jaa. Kellel on ja kellel õnnetus. Aga näeme siis järgmine kord. Друзья, сегодня будет очень необычный спецучасток у группы Трофи. Дело все в том, что погода внесла определенные коррективы, и участники отменили линейный спецучасток и придумали вот такую вот фишечку. Каждому экипажу, оставшемуся в группе Трофи, выдали вот по такому вот чипу, как я вам сейчас показал. Дали им полчаса, и они сами, каждый экипаж, устанавливает трассу вот на этой вот достаточно пересеченной местности. Ну и потом, естественно, они ее проходят. То есть это будет коротенький небольшой спецучасточек, но полностью сделанный разными экипажами, всеми участниками. То есть можно себе представить, что Джим Марстон сделает широкие проезды, так как машина у него большая. А, к примеру, Эдвин Сванцович или там эстонцы будут делать проезды между узкими деревьями. Ну, чтобы как-то это повлияло на время и на проходимость. Это должно быть очень интересно, на мой взгляд. Посмотрим, что будет на самом деле. Лидер в зачете Трофи, уже бывший лидер, Хардо Мэри, эстонец, вчера получил травму. Сломал ключицу, пару ребер. Ну так, неаккуратно, да, машину вытаскивали. В результате вынужден был уехать. Теперь лидер Джим Марстон. И ему, в принципе, ничего не мешает стать победителем этой гонки. Tegeleme raja ettevalmistusega. Veame lindid metsa. Перевожу. Я ничего не понял.
ja seda küll, aga proovime vähemalt natukene seda, kuidas seda plokki panema. Tere õhtust! Võtaks siis kokku meie selle Horvaatia tripi võistluse, mis hakkas meil väikestest seiklustega kohe alguses, aga lõppkokkuvõttes lõpp ja kõik hea. Ilmaga meil seal ei vedanud. 2 päeva oli ilusat päikest, ülejäänud oli lausvihm. Leotas meid korralikult. Et nägime ära selle eluolu seal. Mäed, orud on vägevad, loodus on lahe. Väga agressiivne loodus. Tuleb kallale. Materjali, et seal teha ägevõistlus on küll ja veel. On kõvasti. Seekord oli küll see siuke nigel, ajakavast kinni ei peetud. Korraldus oli suhteliselt lonkas. Aga noh, elamus missugune meil. Jah. Elusaltide pealt tagasi ja... Jah, suuri kadusid ei olnud, tehnika ei lagunenud, kõik toimetas põhimõtteliselt, oli okei. Peale Hardo ei olnud suuri kadusid. No jah, Hardoga juhtus tõesti õnnetus. Midagi teha ei ole. Ütleme sama selle õnnelik õnnetus, et nii läks. Ja, et nii läks, tõesti. Aga Hardo on tase. Ja, ta tunnistas või tõestas seda endale või teistele. Nüüd on veel väike suts jäänud minna ja siis võime sellele reisile joone alla tõmmata. Horvaatia trophy 2019 tõmmata kriipsu ka. Jah. Et on mida meenutada. Oleme praegu siin poolel teel koju, keset poole maad ja põhimõtteliselt kõik. Kaardilugeja jaoks oli ka teha päris palju, et endale legend üle ette valmistuda. Alguses läks mõni katse meie ekipaažil, siis tiimil läks aia taha kaardi pärast, sest me ei olnud ennem sellega kokku üldse puutunudki. Eriti aia taha läks öökatse. Mitte ainult teil. Ja legendid olid nagu, tundus mulle viimase päeva legendi järgi, et see nagu oli ka nagu kiirustades tehtud, et näitab, ütleme niimoodi, pöörded ei klappinud ja nii edasi, et vigu oli kõvasti sees, et tegemist oli, et rada leida. Sellest ei taha rääkida, sellest kuradi kolmest küljest. Me keerasime auto oli rikkis või oli aju rikkis, igal juhul midagi seal oli ju valesti. Aru ei saa, miks nii juhtus. Et 2 kilomeetri jooksul keerasime 3 korda külili. Ja, et tulevased sõitjad, tehke järele. On mida järgi teha. 2 kilomeetri jooksul 3 korda teha väike külg maha. See, ma ei tea, läks lihtsalt nii, midagi teha. Sinna nahka see tulemus läkski põhimõtteliselt, võib öelda. Aga noh, võib rahul olla. Ja, võib rahul olla, okei, esimene kord ja okei, mina olen väga rahul. Ma arvan ka. Me oleme ka rahul. Oleme ka rahul. Käib tehtud, nähtud. Just, okei. Left field, Igor Shevchenko.